nii nagu täna juba olen öelnud seda ka, et Jeesus ütles Risti Johannese kohta väga tunnustavalt. Ma loen näiteks selle Luuka evangeeliumi 7. peatükist 28. salmi, kus on öeldud: ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väiksem Jumala riigis on temast suurem. Nii et meil on võimalus Risti Johannest võita. Sellepärast siin on nagu selline huvitav ütlemine, ei ole suuremat naisest sündinute seast, aga taevariigi koha pealt on öeldud, et on variant on tegelikult olemas meie kõikide jaoks. No mõne mõtte ütlen selle koha pealt lihtsalt, et täna nagu ise öötunnil just mõtlesin selle peale, et no kuidas selle Risti Johannese suurusega oli. No tegelikult oligi väga suur prohvet sellepärast, et talle anti nagu see osa, et ta oli viimane prohvet enne Jeesust. No ütleme, et Jumala plaan, mis hakkas pihta inimese pattu langemisest kohe, et naise seemnest tõuseb see. Ja temast sai see viimane prohvet, kes tegelikult selles finaalis oli, kes on seal Jordani ääres, ütleb, et vaata, see on Jumala tall. Vaata, tema oli see, kes nagu esitles nüüd, ütleme, Jumala poega siin selles maailmas. Ja sellepärast see oli kindlasti väga eriline ja suur ülesanne, mida tegelikult Risti Johannesele anti ja selleks ta sündis ja ütleme, et olid need ettekuulutused ja asjad ja nii, et lihtsalt selline moment on üks nagu selle koha pealt. Ja üldse, kui ütleme, ma ei lasku praegu kohe nagu nendesse, et kui Risti Johannes tegutses, siis mida inimesed küsisid? Ega see ei ole Messias? No see oli väga kõrge tunnustus, no suuremat nagu juuti ei panekski. Et ega sa ei ole nüüd see võitu, keda me ootame. Risti Johannes ütleb seda, ei, ma ei ole see. Siis küsitakse ta käest, et ega sa Eelia ei ole. Ei, et seda ka ei ole, ma olen eks või Jeremia või vabandust, seal edasi vist ei küsitudki seal Johannese evangeeliumis Eelia ja seal vist sellega oligi enam-vähem kõik. Ja siis aga teise, mis ta vastas ju, eks ma olen prohvet Jesaja raamatu järgi hüüdi ajal kõrbes. Ja nagu seda. Jeesus küll tunnistas Risti Johannese väga otseselt Eeliaks. Ja ma ei hakka ka neid kohti praegu kohe lahti võtma, sest et ma arvan sedasi, et seda, mis on nagu Risti Johannese ümber, ma praegu nagu väga ei tahaks nagu rääkima jääda. Aga ma täna tahan nüüd minna nagu hoopis selle asja juurde, et mida Risti Johannes rääkis. Mida ta rääkis ja sellepärast on nii, et vaatame, palju me täna jõuame, aga hakkame igal juhul pihta täna Risti Johannese jutlustest. Ja jagame neid ja ma usun, et Jumala vaim saab elavaks teha seda sõna, mida evangelistid on kirja pannud ja ka just Risti Johannese sõnade koha pealt. Ja nüüd on nii, et Mattiuse evangeeliumi 3. peatükk ja siin on meil Uues Testamendis siis esimene selline Risti Johannese jutlus, mida me lugeda võime. Neil päevil tuli Risti Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu hüüdi ajal kõrbes, valmistage issanda tee, tehke tasaseks tema teerajad. Ja siis on väline kirjeldus, Johannesel oli kaamelikarvadest kuub ja ta niuet ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümberkaudne rahvas. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa nüüd aru saad, siis see rahvahulk oli väga suur. Sest siin on öeldud sedasi, et tema juurde tuli terve Juudamaa ja kogu Jordani ümberkaudne rahvas ja Jeruusalemmast ka siis saadik, eks. Inimesed tulid, nii et see rahva liikumine, mis oli Risti Johannesega seotud, see oli tõesti, oli väga suur, see oli väga suur ja sellepärast nii evangelistid meile sellest räägivad. Et läks siis see terve Juudamaa sinna tema juurde kokku. Ja mis nad tegid seal? Nad tunnistasid oma patud üles ja Johannes ristis nad Jordanis. Nii et selline pilt kõigepealt on nüüd Risti Johannesest ja varsti hakkab nüüd Risti Johannes ka rääkima, varsti oleme nagu nende mõtete lähedal. No esimene mõte, mida ta ütles, et taevariik on lähedal. Teate, lugu on selles, et taevariigi lähedalolu meie kõik küsime. Ütleme, et see on selline, me tahame, et Jumal sul lähedalolu, et tule siia, tule su lähedalolu. Teate, see Jumala lähedalolu võib olla positiivne ja see võib olla negatiivne ka. Sest et kui me loeme Jumala sõnast, siis on ühte kui teist. See on niimoodi, et
kui jumal tuleb ja asjad ei ole korras, siis see on nagu ärahävitav tuli tegelikult jumala lähedalolu. Kui asjad on korras, siis on, võiks ütelda sedasi, et siis on see tegelikult on õnnistus. Ja sellepärast siin ta samamoodi on nagu rääkimas sellest, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ainult siis on jumala tulek meile õnnistuseks, kui me oleme meelt parandanud. Meelt parandamata on tegelikult väga, väga kohutav tegelikult olla jumala lähedal olus. No nii et ma ei hakka täna praegu kuskile mujale minema, seal näiteks prohvet Amost ise lugesin veel, ta väga selgelt räägib just eriti Iisraeli riigi lõppu ja ta räägib sellest kui jumala külastusest. Sa saate aru sellest, et jumala külastus võib olla ühe riigi lõpp. No kas me Eesti riigi koha pealt niimoodi tahaksime? Aga see võib olla jumala külastus. Me palume, et jumal tule külasta meid. Aga ta ütleb, et siuksed, et lihtsalt tuleb ära lõpetada teid. Et siis oli minu külastus. Sellepärast, et midagi rohkemat ei olnud. Iisraeliga täpselt see oli, loe Aamose raamatut, sa näed, et mis olid seal põhjused. Need ei olnud mingid imelikud põhjused, need olid täitsa ülekohtud ja lihtsalt üks niisugune lodev elu, mis sellel ajal käis, see oli selleks põhjuseks ja sellest oli küll, et sellele riigile tegelikult tuli lõpp. Ja muideks sellel ajal käis jumala teenimine, aga jumal ütles, mulle ei meeldi teie pühad. Ütles, mulle ei meeldi teie pühad. Kas jumalale, praegusel hetkel tuleb see mõte, kas jumalale meeldivad need pühad, mis on praegusel hetkel? Kas jumalale meeldivad need pühad? See on selline küsimus, et ega vaevalt, et siin väga, väga tegelikult meeldib. Sest ega jumalast ju väga ei peeta. Grillitakse liha, süüakse, juuakse ja need on pühad. Ja ongi, et on vabad päevad ka, sa mõtle seekord veel, et 4 vaba päeva juhtus üksteise järgi tulema, tead. Ja inimesed on lihtsalt õnnelikud selle üle, et need tegelikult on. Ja sellepärast on see nii, et nii ta on, et kallid jumala külastust paluda, see on selline moment, et tegelikult selleks peab olema tegelikult valmis. Ja nüüd on nii. Ja ega me näeme sedasi, et siin olen selle lugedes kirja pannud ka, et näiteks Eeli aeg. Asi oli täitsa nässus ja nad mõtlesid, et võtame laeka ka sinna sõtta kaasa. Aga tegelikult oli nii, et au oli lahkunud, laegas võeti ära ja sellepärast ja samamoodi see oli kõik tegelikult jumala poolt lubatud asjad, et sellepärast kallid täna ka, kui need Rist Johannes tuleb pakkumisega, siis ta tuli meeleparanduse pakkumisega, aga Jeesuse kaudu, oli ju meil see teada ka, et kuule siin ja kivi peale. Sest ei osanud vastu võtta, midagi teha ei ole. Ja nii, et niimoodi nende jumala külastustega võib olla. No nii, probleem selles, et ollakse taganenud jumalast ja nüüd, mis siin Jesaja kaudu on öeldud sedasi. Valmistage issandale teed, ehk tasaseks tema teerajad. No see jutt on inimestele. See ei ole, kuidas ütelda, see ei ole tee parandamise jutt. No ütleme, et Iisraelis on tõesti niimoodi, et seal neid teid tuleb rohkem parandada, kui meie peame seda tegema, sest et kui ühe korra ma Iisraelis ka käin, siis sõitsime ilusad asfaltteid pidi seal, ütleme, seal kõrbes ringi ja nendes mägedes. Ja siis öeldi sedasi, et aga kui tuleb see suur veeaeg, siis need teed lihtsalt uhutakse ära. Et seda asfalt enam ei ole, aga järgmine aasta tehakse jälle uus asfalt ja tehakse jälle korda, kui see mööda saab. Et see käib nagu pidevalt, et seal see teede parandamine iseenesest mõistetav ja tehakse kiiresti. Aga siin, kui Rist Johannes seda, või see Jesaja, ütleb sedasi, et tehke tasaseks need teerajad, siis on niimoodi, et mis seal on, et kõrged mäed tuli ära võtta ja orud tuli täita ja see oli nagu see eesmärk. Sellepärast kallid nii see on. Kõik see, mis on uhke, see peab alla saama tõmmatud ja kus on sellist, ütleme seda niisugust madalat enesehinnangut, siis seda tegelikult tuleb täita. Sellepärast, et vaata, jumal tahab tegelikult meid balanssi viia ja sellepärast on mõlemad ja mõlemad on tegelikult halvad. Ja sellepärast on see halb, kui sa ei suuda vastu võtta seda, mida tegelikult, ütleme, jumal sulle anda tahab, ütleme, et ma pole selleks vääriline. Tead, kui Jeesus on sinu eest surnud, siis ta tähendab, sa olid vääriline. Sest et, ja see on solvav tegelikult, kui me ütleme seda, et kuule, et ei, ma ikka ei ole veel, et veel midagi rohkem oleks Jeesus pidanud tegema. Jeesus tegi kõik ja sellepärast hindame seda. No nii. Tunnistavad oma pattusid, lasevad ristida need, kellele see asi jõudis. Aga siis juhtub nii, et 7. salm, nüüd kus me näeme sedasi, et Rist Johannes hakkab rääkima, aga kui ta nägi palju rahvast, siis eks seal olevat ja siis ta nägi ka palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat. Ja ta nendele ütleb rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Ja me näeme sedasi, et vaata, kuidas tema tegelikult siin nagu reageerib nende peale, ta nimetab, ütleb neid rästikuteks. Ütleme, et ei ole ju selline
meeldiv ütlemine, mida ta ütleb. aga ta pöördub väga otseselt, et see just nõnda on. Me teame sedasi, et Johannese evangeeliumi 8. peatükis, kui Jeesus räägib seal, samamoodi ta on templis. Ja ta ütleb nendele inimestele seal, kellega ta seal vestleb, teie olete oma isast kuradist. Täitsa otseselt ja mitte eksides. Ja need on siis kõik vaimulikud ja need on hoopis iseendast väga heal arvamisel, aga Jeesus ütleb, et ei. Sest et kui sa loed seda Johannese 8. peatükki, siis sa näed, et see kõik jutt toimus templis ja nendele, võiks ütelda just nendele juhtidele käis see tegelikult see jutt. No millised jutud võiksid olla praegusel ajal vaimulikele juhtidele? Oi, kui issand ikka räägib, küll ta räägiks. No nii ta on ja issand tegelikult, ma usun, kui ta räägib, siis ta räägib alati tegelikult tõtt. Ja nüüd on nii, et Rist Johannes ka tegi seda. Ja siis ta ütleb sedasi, et kandke nüüd õiget meeleparanduse vilja. Ainukene asi, mis meid aitab püsida, on see, kui meil on meeleparandus. Ja mitte ainult, et me täna parandasime meelt, vaid et sellel on vili ka, tulemus ka, et homme ka on. Muidu, täna parandasime meelt, kõik on hästi ja homme oled samas rööpas tagasi. Vaid vili peab olema selline, et homme selles samas rööpas ei ole. Siis on see vili ka selles meeleparanduses. Ärge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham, sest Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Ja sellepärast Jeesus ise, kui ta templis kord oli ja templit puhastas, siis ta ütles ka, et kui need poisid vait oleksid, siis peaksid kivid kisendama. Eks? Ja vaata, küsimus ongi niimoodi, et me näeme sedasi, et Jumal, ütleme, oma sõna kaudu räägib väga, väga otseselt, ütleb sedasi, kuule, kivid on ka paremad kui need inimesed praegusel hetkel. Et Jumal võib äratada nendest kividest praegusel hetkel hoopis neid lapsi endale, kui ta tahaks. Ja sellepärast kutsub üles meeleparandusele. Järgmine asi veel ägedam, millised, ütleme, vahendid. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maa ja visatakse tulle. Nii et selline kirvega evangeelium. Kirves juba juurte küljes. No siin on, üks moment on tore. Siin ei kista ju välja, sest kirves on niimoodi, et kirves ei ole labidas, eks. Oleks ta labidaga läinud, siis kaevab välja selle puu sealt. Või ütleme, ega puud üldse lihtne kaevata ei ole. Aga siin on just, et raiutakse ja juur jääb. Nii nagu see Iisraeli rahvaga on olnudki niimoodi, et ja nagu Nebukadnessaril oli, et raiuti maha, aga juur jäi ja uus šanss tuli tegelikult, eks. Aga siis on öeldud sedasi, et iga puu, ja iga puu tähendab igat inimest, iga inimene, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Iga inimene. Saate aru, siin on nii, et siin ei ole midagi kuidagi selline ühine ka üldiselt see lugu, vaid väga tegelikult on see just selline isiklik ja kõik tegelikult siis peavad aru andma issanda ees. Ja siis on selline järgmine ütlemine, et ja mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Nii et Rist Johannes tõstab Jeesust väga kõrgele, mina ei kõlba talle tooma isegi jalatseid, tema ristib teid aga püha vaimu ja tulega. Ja nüüd vaata selle tule koha pealt ütleme sedasi. Tuli on kahte moodi väga, ütleme, olemas siin selles maailmas. Ilma tuleta me ei saaks, meil on vaja sooja, me teeme kogu aeg, kuidagi teeme toitu ja ütleme, tuld kasutame kogu aeg positiivselt ka, eks. Aga kui tuld saab väga palju, siis on tulekahju, siis on halb, eks. Veega on täpselt samamoodi, ilma veeta ei saa, iga päev jood. Aga kui seda väga palju tuleb, et ära uputab, siis on pahasti. Ja sellepärast on nii, et ütleme, et Jumal on meie jaoks nagu ka mitut moodi võiks ütelda. Vahest mõned piibli seletajad ütlevad sedasi, et kui tuli, siis on alati tegelikult on kohtu tuli. Ei, 4 pühapäeval tulekeeled langesid iga üksiku peale seal, kes ootasid püha vaimu. Ja see ei olnud mitte mingisugune Jumala kohus, vaid see oli tegelikult oli see märk sellest, et Jumal on oma tule saatnud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see tuli võib olla selline püha vaimu tuli ka. Aga nüüd järgmine moment on siin, tal on visklabitas käes ja ta puhastab oma rehe aluse ja kogub nisutaita, aga aganat põletab ära kustutamatu tulega. Nüüd tuleb, ütleme, et eestlasel need rehetarred peaksid ka olema nagu arusaadavad asjadeks. Seal on niimoodi, et tuul käib läbi, visklabitas käes, kes muuseumis käinud näeb, et selle visatakse neid üles terasid, pekstakse tegelikult kõigepealt, et üldse need aganad ja terad ära eraldada, tuleb ikka koodiga kõvasti anda, nii et niimoodi saab kõvasti peksa ja sellepärast on niimoodi, et eks need aganad pekstakse meist ka välja ja siis on see selline, vaata, oled selle labida peal. Ja mõtlen, et kui su elus on selline, kus sind nagu opatatakse kogu aeg, et sul ei ole nagu rahu, siis lihtsalt arvesta sellega, et sa oled nagu selle visklabidaga peal praegusel hetkel. Issand on võtnud selle labida kätte, viskab sind üles alla, aga peaasi, et sul on kaalu, et tuul sind välja ei puhu.
sellest rehalusest, et sa ikka rehalusesse tagasi kukuksid, aga nad lendavad välja ära. ja sellepärast on see nii, et vaata, see on ütleme, vaata see rehepeks, vaata rehepeksumasinad, kui tulid ja niimoodi me praegusel hetkel nagu enam niimoodi nagu selliselt ei räägi. Ütleme, et me kombaini kohta ju otseselt ei ütle seda, et ta mingi rehepeksumasin on, tead, eks. aga alguses peksti käsitsi, siis tulid juba need tuulamise masinad, siis öeldi, et need peksumasinad, eks olid. Ja nüüd me oleme viisakamad, me räägime kombainidest, aga elu nagu põhimõtteliselt on paljuski sama, ikka neid terakesi sealt kätte saada. Nii need asjad tegelikult, näed, siin ilmas käivad, aga see oli pilt tegelikult inimeste kohta. Ja vaata, see ongi niimoodi, et aganad põletatakse ära kustutamatu tulega. Ja sellepärast on niimoodi, et ega evangeeliumi kuulutajad sageli ütlevad, kuule, et sellest põrgust ei tohi rääkida, et ikka räägime ka armastusest, et siis inimesed paremini tuleb. Ei tule nad ühtegi teistpidi, kui issand ei tõmba. Ei nad tule selle põrguhirmuga ja ei tule nad selle armastuse jutuga ka. Ja sellepärast see on niimoodi, et kui issand meid tõmbab ja kui meie tõesti aru saame ja vastame sellele, kui me mõistame seda armastust ja kui me tõesti mõistame ka tegelikult seda patu kohutavust, siis tegelikult on niimoodi, võiks ütelda, et ega sa meelt parandada muidu ei saa, kui sul arusaamist ei ole. Ja sellepärast need mõlemad asjad on tegelikult kohased evangeeliumi kuulutamises. Nii taevarõõm kui ka see põrgu koledus, millest tuleb tegelikult rääkida. Ja nii, et seda rehealust puhastatakse ja tegelikult ongi nii, et ühel hetkel saab kõik puhtaks, nisud kogutakse, aita ja nii, et Rist Johannese jutus oli väga selline, võiks ütelda, lihtne, loogiline, mida ta rääkis. Ja siis tuli Jeesus tuli ristimisele. Siin Mattius rohkem nagu palju ei räägi sellest Jeesuse tulekust ja Johannes hakkab natukese vastu, ütleb, et 14 salm, et mul on vaja ennast sinul lasta ristida, aga sina tuled minu juurde. Jeesus kostis talle, olgu pealegi, sest nõnda nagu on meile kohane täita kõike õigust. Siis Johannes andis talle järele ja kui Jeesus oli ristitud, tuli kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ja ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ta peale. Ja näe, hääl ütleb veel taevast, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Natuke see veel, ütleme täna ka ristimise juttu. Rist ja Johannes, kannabki seda nime, John Baptist, eks ta kannab seda nime, et ta on ristija. Ja selle idee ta sai taevast, ta peab seda tegema, sest et hiljem, kui seal kord Jeesuse käest küsitakse, et mis meelevallaga sina tegutsed, Jeesus küsib vastu, et kus see Johannese ristimine oli, kas taevast või ei olnud. Ja nad ei julge vastata, sest nad ei olnud kõik lasknud ennast ristida, ütles, me ei tea. Aga me teame küll, et see oli Jumala plaan, et ka inimesed pidid seda meeleparanduse ristimist tegema. Ja Jeesus lasi ka ennast ristida. Vaata, seal on vastuolu. Teised olid kõik pattu tunnistamas ja meelt parandamas. Aga Jeesus, vaata, ta tuli tegelikult, ütleme, võiks ütelda sinna Jordani äärde juba Jumala tallena. Vaata, see on Jumala tall, kes võtab enese peale kogu maailma pattu, eks. Ja sellepärast oli talle kohane täitsa ennast ristida ka. Ta oli seal, ütleme, meie pattudega oli sellel ristimisel. Ta oli meie pattudega, oli ristil, eks, ja sellepärast on see niimoodi, et põhimõtteliselt oli see, et ta läks nagu seda teed mööda ja sellepärast nii ta on. Ja eks see Jumala rahvas ongi üks huvitav rahvas, et valdavalt kõik me oleme nagu sellest veest läbi käinud. Neid röövlid ka, kes, kuidas ütelda, ilma veest läbi käiguta, nii kui seal Jeesuse kõrval üks, kes ristil sureb ja tänab, et minuga paradiisis olema. Ja osad, kes ei taha nagu, ütleme, ristimisele tulla, nad tahaksid nagu sellist, nagu seda teist varianti, aga teate, see parem variant on ikkagi see variant, kus on Jeesus ka nagu läinud meile ees ise ka veest läbi läinud ja see röövli variant jäägu see nendele vähestele tegelikult. Enamuses on tegelikult see kuulekuse moment. Ja teate, see ongi tegelikult kuulekuse moment. See on väga alandav, sest et meie, ütleme, kastame lõpuni vee alla. Pastor Aleksei Lidev kunagi rääkis, et kui ta, tütred olid vannis ja siis seal kuulevad, et kuidas nad seal üksteist ristivad, et polne ebakružeeni, et üleni vee alla kastmine, et üleni uputamine praegusel hetkel tuleb teha siin teiega ja ristivad ja teevad seal sedasi. Teate, see on tegelikult on alandav. See on natukene vett pähe siputada ja ristimärki sinna ette teha, tead, et see on pidulik, eks. Aga kui sa oled ikkagi vette kastatud, siis sa tuled välja nagu kass sealt, eks, sa oled märg lihtsalt, eks, selline. Sa oled hoopis täiesti teises olukorras, sa ei ole enam selliselt. Ja see, ütleme, see ristimise mõttes, et tegelikult, ütleme, ikkagi tähendab seda sissekastmist, see ei ole mingi peale riputamine. Ja sellepärast on see nii, et ärme tegelikult häbene seda. Naaman pidi
oma ihu 7 korda pesema seal Jordani vees, et saada terveks ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et on ka need korrad, kus me oleme näinud sedasi, et ka ristimisel inimesed tervenevad, sellepärast et üks õde, kes kunagi Tallinnast meil siia kogudusse tuli, no siin ta sai päästetud ja siis ta tahtis ristitud saada ja Oleviste kirikus oli ristimine, sõitsime üks vana-aasta lõppki, sõitsime sinna veel ja et olla seal ristimisel ja teate, tal nii selg valutas ja ta oli nii hädas seal, ta ütles, et ma ei julgenud rääkida, noh, ta viidi sinna kuskile kõigi nende ristitavatega eraldi kuskile ja ta ütles, ma olin nii vait, ütles, mul on nii paha olla ja mul on nii valus, et äkki nad ei ristigi mind. Aga ära ristiti, siis valud kadusid ja oligi korras, nii et see oli meie armas rinnakene, kellega see nõnda läks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tead, Jumal on tegelikult see, kes on selle tee meile tegelikult teinud ja sellepärast käime seda teed mööda. Vaata, ma jätan need ristimise mõtted praegu, las võib-olla mõneks teiseks korraks veel. No nii et Mattiuse evangeeliumis, ütleme, oleme nüüd ära vaadanud selle Rist Johannese jutu, Markuse evangeeliumid on kohe järgmiseks lahti. Ja Markuse evangeeliumis on põhimõtteliselt on enam-vähem see sama jutt, see on, ja see kohe evangeeliumi algusest, mida ka siis Mattius on kirjutanud. Ja nii, et siin nagu midagi väga teistmoodi kirjeldatud ei ole, on räägitud samamoodi, et tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ja tunnistavad seal pattu, 5. salm ütleb seda ja siis on niimoodi, et taga, lihtsalt rõhutan siin sedasi, et vaata, Jumal ei tee mitte midagi ilma ettevalmistuseta. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui suured tulevad, siis on suured ettevalmistused. Et siis on vaja põrandat puhtaks pesta, siin alles, ütleme, hiljuti paar nädalat tagasi pesin ühe ma pojaga, pesime siin palvele põrandat pühapäevaks ja siis ta tuletab meelde, vaata, oma poeg mulle edasi rääkinud, et vanaisa, tead, et kui sina olid sõjaväes, et sind võeti öösel ka üles põrandat pesemat, kui suur ülemus tuli. Sellepärast, et sa pesid nii, et puhtaks sai. Ja siis ta teadis kõik, et vahest tuli oma särk seljast ära võtta, et särgiga pesta, kui muud kaltsu ei olnud ja ükstapuha, kuidas aga põranda pidid puhtaks saama. Ja nii ta on, et see ettevalmistus tegelikult peab olema. Ja siis otsitakse tegelikult, ütleme sedasi, et kes kõige paremini ettevalmistust teevad. Ja nii. Ja nüüd on nõnda, et näed, et Rist Johannes valiti selleks ettevalmistuse tegijaks issandale. Nii et nii nagu me, ütleme, täna ka lugesime sedasi, et ta tuleb teed valmistama, ta tuleb Eelia vaimus ja väes. Sealt Luuka evangeeliumi 1. peatükk või sealt algusest 1. peatükist lugesime. Ja nii on, et need ettekuulutused ja asjad lihtsalt täitusid siis ka Rist Johannese kaudu. Ja vaata, need Jumala plaanid läksid, ütleme seda ka, nagu need praegusel hetkel on nagu need suvised jõulud, võiks ütelda meil. Sest ega meil siin palju vahet ei ole, rahvas tegutseb ju praegu nagu jõuluajal, söövad, joovad ja on rõõmsad ja talvisel pööripäeval täpselt see sama lugu. Ja muideks, ega Jeesus pole sündinud seal detsembris. Ütleme, et ikka öeldakse sedasi, et Jeesuse õige sünnipäev oli kuskil, ütleme seal septembris. Ja siis, millal siis oleks Rist Johannese sünnipäev, sest seal 6 kuud on vahet. Siis on märtsis kuskil nähtavasti. Aga vahet ei ole, meie täna tähistame sünnipäeva võib teisel ajal tähistada, nii nagu see kombeks on, võid alati teha selle, kui sa tahad, jälle nagu selle tähise. Aga me näeme sedasi, et üks oluline asi oli tegelikult, oli see, et vaata, mida me võime ka näha. Elisabet sünnitab sulle poja, räägiti sellest, eks, toob sulle poja ilmale, Sakarias. Abrahamile öeldi sedasi, kuule, et sinu naine Saara toob sulle selle pojakese ja siis leiti see Maarja ja naise seemnest ikka sünnib see, et need naised tegelikult olid selle asja juures väga, väga tähtsa koha peal. Ja nii, et Jumala plaanid just niimoodi täitusid. Ja teate, Jumal valib, keda ta tegelikult saab. Maarja ta leidis noorena, et sa armu leidnu, sa kõlbad selleks issanda emaks, et sa sünnitad Jeesuse. Elisabet valiti vanas eas. Teate, pigem on see niimoodi, et meil on sõnast lugeda, et nad olid väga tublid, elasid issanda seadmistes ja käskudes ja kõigiti hästi, tead, oli korras ja millegi pärast see asi nagu viibis. Eks see viibimine pigemini vist oli selline, et need ajad jookseksid kokku ja ütleme, millal oli Jeesuse esileastumine ja need asjad sündisid nagu selliselt. Ja nüüd, ütleme, aga valiti need inimesed. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, et inimeste valik. Ma hiljuti sain ühe sellise pildi, vaata. Kadunud poja loost sain sellise pildi. Seal on vanem
ja noorem poeg, eks. noorem poeg ütleb, et isa, anna mulle, mis mulle kuulub. no ütleme, et me kõik oleme ju arvamas niimoodi, et me midagi väärime, midagi kuulub meile. no isa andis talle, mis kuulus, eks. aga kui see noorem poeg tuli tagasi, tead, mis siis juhtus? siis isa andis kõik talle. mitte ainult selle, mis kuulus. siis isa andis selle, mis tal oli. ta andis kõik talle, mis tal oli anda. aga mille pärast andis? sest see astja oli selline, et sinna kõlbas anda. vaata, ta oli valmis selle jaoks. kui isa oleks andnud talle kõik kohe, siis ta oleks kõik ära raisanud. aga ta sai ainult oma ära raisata, mis talle kuulus, eks. aga kui nüüd ta tuli tagasi, siis isa vaatas, et noh, poiss on nii korras, et ma võin talle anda kõik. ja see vanem oli selline, et kuule, et selle ei saa siku tallegi anda, et oma sõpradega pidu pidada. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et kui sa tunned, et vähe saad issanda käest, siis tegelikult probleem on meis endis. et kas meie kätte saab anda, kas meie kätte saab anda. ja sellepärast on see niimoodi, kui vahest inimene mõtleb sedasi, ma saan vähe palka, kas sulle palju saab maksta? vaata, küsimus ongi selles, et noh, et kas selles on õnnistus või õnnetus, eks. et vahest on see niimoodi, et see ei ole tegelikult mitte mingisugune õnnistus. oma piskuga palud kogu aeg Jumalat ja oled Jumala lähedal ja kõik on hästi, saad palju ja lähed Jumalast kaugemale. no on sellest kasu siis või? absoluutselt ei ole kasu, isa teab, mis on vaja ja sellepärast igaühe vastavalt ta kasvule ka tegelikult käitub. nii et lihtsalt kiitus Jumalale, et Jumal teab, kellele, millal ja kuidas. no nii kui ütlesin, et Markuse evangeelium on lühemalt, aga nüüd lähme Luuka evangeeliumi. vaata, kiitus Jumalale, et meil on nii mitu evangeeliumi, mitu tunnistajat ja Luuka evangeeliumi 3. peatükist tegelikult hakkab pihta siis meile see Risti Johannese jutlus. ja vaata, kuidas on, nüüd on, lugu on selline, et Risti Johannese lugu kõige täpsemalt ajastab nüüd Luukas oligi niimoodi, kes hoolega uuris järgi, nagu Luuka evangeeliumi algus on öeldud, et ta uuris hoolega kõik järgi, et need siis kirja asjad panna. ja nüüd esimene salm 3. peatükist. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudamaa valitseja, Herodes Galilea nelivürst ja tema vend Philippus aga Iturea ja Trahonitse maa nelivürst ja Lüsaanias Abilene nelivürst. kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. no nii et siin on väga mitmete, ütleme, isikute valitsemise ja ametisoleku järgi on tegelikult seda aega pandud paika. ma olen juba siia endale kunagi ammu kirjutanud, et see oli aasta 29, millal siis ütleme, praegusel hetkel on, millal siis see Risti Johannes hakkas kuulutama ja rääkima. see oli aasta 29. täna meil on see 2025, aga siis oli 0029, ütleme põhimõtteliselt nagu see, sest et Tiberius valitses 14 aastat ennem meie aja arvamist ja 15 aastat siis pärast. meie aja järgi põhimõtteliselt oli siis Tiberius tema valitsemise aasta. ütleme, et praegu ma olen siia kunagi selle niimoodi kirjutanud. olgu, praegu rohkem ei lähe. ja kui midagi oli valesti, kõige suurem viga vast ei ole ka. no nii, aga ütleme, et igal juhul Johannes lugu on pandud ka ajaliselt väga täpselt sinna just sellisel moel paika. nüüd kõige täpsema tegelikult sellise tsitaadi ta Jesaja raamatust kirjutab ka. Lukas oligi natukese nagu täpsem nendes asjades. aga üks asi oli veel, mida ma avastasin seekord lugedes. vaata, meil tundus sedasi, et Johannes läks sinna Jordani äärde ja kõik rahvas tuli sinna. aga vaata, mis Lukas kirjutab siin 3. salmis. ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa. ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparanduse ristimist pattude andeks saamiseks. ta ennem käis läbi ja ühel hetkel siis leidis koha seal Jordani ääres ja see oli kuskil seal Betania juures, kus ta siis veel seal ristimas oli. ja ta käis läbi, kuulutas ja siis on nüüd see pikem tsitaat, et hüüdi ajal on kõrbes, valmistage issandale teed, ehk tasaseks teerajad, kõik kuristikud täidaku, kõik mäekingud tasandatagu, kõverikud saagu sirgeks ja mis on konarlik, siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. ja ütleme, ja prohvet Jesaja raamatus 40. peatükis on öeldud ja see peaks juba 6. salm olema. teate, kui need ettevalmistused teed, siis sa saad näha Jumala au. ja kui sa neid ettevalmistusi ei tee, kui su elus on kõveraid asju, ei sa Jumala au ei näe. Jumal ei tule kõverate asjade peale.
ja sest me vahest nagu ootame, et jumal tuleb auga. Jumal ütleb, et no tehke sirgeks, tehke asjad korda oma elus. Siis sa näed tegelikult Jumala au, see ei tule, see prohvet Jesaja juba kuulutas seda samamoodi ette, et Jumala au tuleb sinna, kus on ette valmistatud. Karmeli mäel, kui tehti seal see altar ja ohvrid pandi peale ja kallati veega kõik üle ja vaata, siis tuli taevast. Ta ei tule niisama lihtsalt, et me tuleme täna siia, hoida, et Jumal, et tulgu tuli siia taevast. Ei tule, tead. Tänu Jumalale, et me saame täna siin olla koos ja Jumala vaim teatud määral tegutseb meie keskel. Aga me ei saa täna oodata ega nõuda, sest et kes meist julgeks ütelda täna, et Jumal, me oleme sinu auks nii valmis kui valmis. Jumal ütleb, et ma ei saa tulla praegusel hetkel, et ära kõrbete siin praegusel hetkel, lihtsalt kui te puhtad ei ole. No nii kui need autode, need halogeenpirnid, et näpuga ei tohi katsuda, et rasvana on, et muidu pirn põleb läbi, tead, siis me paneme salvrätikuga need autosse sisse ja et muidu tead ei tohi olla. Tead, ja sellepärast on vaata, kui midagi on valesti, siis on niimoodi, et lihtsalt kärssad. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et Jumal täna räägib, võiks ütelda meiega nagu sellises teatud kauguses. Aga kui me oleme puhtad, siis me võime olla tulises ahjus ka ja ei põle. Noh, on ju nii? Ja vaata, see on see valmisolek ja sellepärast Sadrak, Meesak ja Abednego koos issandaga tegelikult seal tulises ahjus ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna, see on selline ettevalmistus meile ka Jumala au jaoks. No nii, ja siis on niimoodi, et kiitus Jumalale, et Jumal oma sõnas neid asju meile nii selgelt räägib. Nüüd on selline lugu, et jätame selle Risti Johannese jutu, mis on Mattiuses ja Markuses juba räägitud. Aga teate, mis nüüd tuleb 10. salmist tuleb üks uus hetk. Ja nüüd on niimoodi, et selle jutluse lõpus olid rahva küsimused. No mõni jutlustaja on sedasi, ma mäletan ikka, Levon oli kogu aeg küsis jutluse keskel, muidu küsis. Keegi ei tohtinud magada, sest kogu aeg pidi vastama midagi, eks. Sest te minuga teate, et ega siit küsimusi ei tule, võite tukkuda küll, eks. Aga Levonil oli järjest oli ikka midagi, ta küsis ja küsis, stiil oli tead selline. Aga nüüd on niimoodi, et Rist Johannesel oli niisugune jutlus, et vist keegi magamas on teada, sest ega kirved ja värgid olid väljas. Aga siis on nii, et rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha? Aga mis meil teha tuleb, kui me täna küsime? Me oleme siin, aga mis teha tuleb? No istume siin, eks. Kuulame ja usume ja kõik seda tuleb teha. Ja ta mõtleb, et pole halvasti midagi, kui pinki nühite. Nii, kõik on hästi teiega. Aga vaata, mida Rist Johannes siin ütles. Aga tema kostis nendele, kellel on 2 särki. Jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehku niisamuti. Ja see oli kuidagi väga igapäevane asi. Mingisugune särkide jagamine ja toidu andmine ja sellepärast on üks huvitav selline ütlemine siin praegusel hetkel inimestele lihtsalt, kes küsisid, mida teha. Meie praegusel ajal on läinud käibele, võib-olla siin isegi selle vabaduse ajal ühel hetkel läks käibele selline sõna, et sellele vaesele inimesele ei ole vaja anda kala, vaid on vaja anda õng. Siis ta saab püüda ja siis on tal kõik lahendatud asjad hästi. Mina kogu aeg olen trotsinud nagu selle ütlemise peale. See tundub nii loogiline ja nii ilus ja vaata, me teeme kõikidest inimestest ettevõtjad ja kõik käivad õngedega ringi ja tead, kõik on kalamehed ja kõik on siuksed, kõik vaesed seisavad õnged peos ja kõik on hästi. Ei, tegelikult issand ütleb sedasi, et ei, et kellel toitu ei ole, tuleb toitu anda. Sööjale tuleb anda mida? Leiba. Külvajale tuleb anda selleks jälle seda vilja, et ta saaks külvata, eks. Tuleb seemet anda. Ja sellepärast on niimoodi, et on need, kellele tuleb õng anda. On need, kellel tuleb anda seda suurt siis ühesõnaga õnge. Aga on need, kellele tuleb anda kala. Ja on need, kellele tuleb anda lihtsalt leiba. Ja sellepärast on see nii, et nüüd ütleme, siin oli teine pilt oli sedasi ka, et andke nendele särki. Ei, mis sul see särki annad, anname kudumisvardad parem. Tead, et mis nüüd kudu, kui sa mul särgid selga, tead, et me siin hakkame nüüd teile särke kohe jagama, tead. No ja kui langage ära veel anname. Aga ikka ei see tee, tead endale, siis on õige särk sul. Ei, aga me näeme, et Jeesus ikka ütleb kohe ikkagi särgid ja toidud. Nii et need peavad olema valmis asjad, neid annad, mitte mingisugust muud ei anna. Ja kallid, tead, kui ma seda niimoodi issandajas olles mõtlesin, siis ma leidsin ühe asja, mis praegusel hetkel siin maailmas toimub.
praegu niimoodi, et noh, migrante on praegu peaaegu igal pool. no ütleme, et seal Ameerikas on palju, püütakse neid välja ajada, Venemaal pidi veel rohkem neid olema, kui neid on Ameerikas, kui palju aasta jooksul kokku neid sinna tuleb kokku. ma ei tea, miskipärast, noh, paistab headesse kohtadesse rahvas tungib, et kuhu saaks nagu minna, et inimesed muudkui lähevad ja lähevad. ja siis ollakse nagu hädas, et nii palju neid tuleb, neid sööjaid siia, et osad ei viitsi tööd ka teha ja sööma tulevad ja meie sotsiaalabi võtma ja noh, ütleme, toimub nagu selline moment, aga teate, kuhu mu mõte välja jõudis? aga kui need sõjalised kulutused anda nendele, noh, ütleme, nagu söögiks, need raketid ja pommid ja need lennukid ja noh, kuule, peaks ju süüa küll jätkuma. Sest vaata, kui palju lastakse tühja praegusel hetkel, seda raha. No jätkuks ju. Kas oleks mingi küsimus, et särk ei saa selga ja leiba ei saaks? Kui need sõjalised kulutused praegusel hetkel, et ütleme, siis need migrandid, need võõrad ära toita, kus iganes on. Aga vaata, siis ei pea need sõjalised kulutused tegema. Aga praegu nagu selline huvitav asi, et rebitakse nagu selle peale väga, et teha. Aga issand ütles sedasi, et ei, et praegu ma ütlen teile, et mida teha. Te peate hoopis tegelikult andmagi neid särke ja te peate toitu andma tegelikult. Ja sellepärast see rahva küsimus oli see, tegelikult oli see halastus oli tegelikult, mis pidi olema see. Ja sellepärast on see, nii vaata, noh, ütleme, tead, nõukogude ajal, mis juhtus, see oli vist Peterburis või kus see oli, nähtavasti oli see, kus oli niimoodi, et kui noh, ütleme, tuli nõukogude aeg, seal oli üks tänav, mille nimi oli Halastuse tänav, Milosrdje oli tänava nimi. Ja teate, mis asemele pandi? Tekstiilnaja. Sellepärast, et nendel, noh, ütleme, kommunistidel ei meeldinud, mis alastuse tänav, mingit alastust meil ei ole vaja, meil on tekstiili vaja. Ja tehti kõik need Grenholmi tasemel, eks. Ja see, noh, ütleme, need olid vist ennem saari ajal juba ka selleks. Aga no olgu nõnda, et me näeme, et kuidas tegelikult, aga issand ütleb siiski, et tegelikult seda alastust on vaja. On vaja riideid ja tegelikult on vaja toitu ja need mõlemad on vaja. No nii, jätame selle mõtte ja ma usun, et kui Püha Vaim annab meile märku, et mida meie peame tegema, siis teeme seda asja, ärme oma mõistusega seal väga, väga palju siis keeruta. Järgmine on tölnerid. Hiljuti keegi jutlustaja ütles sedasi, et no mis on tölneri palve? Et ole mulle patusel armuline. Et maksuvõtja palve on see, et maksuamet palub niimoodi, et ole mulle patusel armuline. Nii et see on maksuvõtjate palve. Aga siin ongi, et järgmiseks ongi need tölnerid on küsimas. Tölnerid tulid, maksuvõtjad tulid laskma ennast ristida ja ütles, et õpetaja, mis meil tuleb teha? Ja tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Ärge endale ise palka juurde tehke. Ärge püüdke sealt juurde pigistada, vaid et see, mis on teile seatud, tehke täpselt, ärge sealt varastage juurde. Sest et seal, ütleme, see Rist Johannes väga otseselt vastab sedasi, et te teete tegelikult seda, mida ei tohi ja debatt on see ja tõmmake selle koha pealt tagasi. No nii et nüüd on nii, et ei hakka rohkem siin maksuvõtjaid ette võtma. Võtame sõjamehed, need on ka praegu aktuaalsed. Sõjamehed samamoodi tulid temalt küsima. Ja mis meil tuleb teha? Ja tema ütles nendele, ärge tehke kellegile liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga. Ärge tehke kellegile liiga. Teate, mis juhtub tegelikult väga kergesti sõjameestega? Nad hakkavad ülbitsema, nad hakkavad piinama. Noh, ütleme, et praegu sõja ajalgi me näeme sedasi, et toimub selline vangide piinamine ja vastaste sõdurite piinamine, teatud asju toimub ja noh, ütleme, et ja see on läbi aegade tegelikult niimoodi olnud. Ja siin on, me teame sedasi, et kui Jeesus võeti kinni, siis Rooma sõdurid ju lihtsalt peksid, sülitasid, mõnitasid. Ja need olid sõdurid. Aga miks nad seda tegema pidid? Aga nad tegid seda. Aga Rist Johannes ütleb, et ärge tehke mitte kellegile ei tehke liiga, ärge tehke kellegile liiga. Ärge olge välja pressijad. Leppige oma palgaga. No olema nad nagu peavad. Sest et noh, ütleme, et taevas on ka sõjaväed, taevased sõjaväed. Aga nad ei tee mitte kellegile liiga. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, et sõjavägi võib olla täiesti niimoodi, et noh, on normaalne. Et ta on see jõud, mis on kaitseks. Mis tegelikult noh, garanteerib teatud sellist tasakaalu nagu kurjuse vastu, ta peab olema olemas. Aga ta ei tohi tegelikult ise saada nagu selleks kurjuse allikaks. No ütleme, et kui see vabadus tuli, no tehti meil ka, tuletame vanu asju meelde, täitsa Võrumaa lood, tehti see ka Mando, võeti mehi sinna, kes olid. Noh, võiks ütelda, oldi tööl ja oldi ka röövimas vabal ajal.
ja siis üks siin võrulähedane mees, kes pidi metsas mingisuguse traktori müümist korraldama ja rahasid saama, midagi kutsuti kuskil sinna, tegelikult tuldi, et teda maha tappa. aga tal oli omal relv ka ja ta haavas hoopis seda ja siis tuli välja sedasi, et see eriüksus, võiks ütelda, kes tehti siin, et need tegelevad ise vabal ajal, tegelevad hoopis röövimisega. ja sellepärast Rist Johannes ütleb sedasi, et ei tohi sedasi olla. mis siis, et teil on relvad, mis siis, et teil on jõud, mis siis, et te olete treenitud, aga te ei tohi seda teha. Teil tuleb leppida selle oma palgaga, milleks te olete kutsutud ja elage lihtsalt sellest. palju oli sõduri palk Nõukogude armees? ma ükspäev hakkasin meelde tuletama, kui eksin, kes mäletab seda. sõduri palk oli 3,60, 3 rubla ja 60 kopikat, mis me saime, iga kuu saime selle raha. me olime õnnelikud, läksid, ostsid halvaad ja midagi magusat ja mõni ostis suitsu ja kuidas poistega oli seal, eks. aga noh, nii et oli ja ole rahul oma palgaga. no ma sain pärast natuke rohkem, tegime ehitustööd ka midagi. aga noh, nõnda. no nii, et sõduritele öeldi sedasi, et liiga ei tohi tegelikult teha. et igasugused need vägistamised, noh, ütleme kõik see kole asi, mida kiputakse tegelikult sellisel puhul tegema, seda ei tohi teha. no nii, nüüd rahvas, kui ta kuulab seda juttu, mida rohkem küsimusi nagu ei tulnud, siis nad mõtlevad oma südames seal sedasi, et ehk Johannes ongi Messias. Johannes siis jälle vastab, et mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma, tema ristib teid püha vaimu tulega. Siis ta räägib jälle sellest visklabidast ja siis on öeldud sedasi, et see ei olnud mitte kõik, mida me täna Rist Johannese jutluses saame rääkida, vaid ka veel paljude muude asjade pärast manitses ja kuulutas Johannest rahvale rõõmusõnumit. Rahvale kuulutati rõõmusõnumit. Aga kui 4 vürsti Herodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse naise Herodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Herodes oli teinud, siis ta sai hakkama sellega, et ta pani Johannese vangi. Vaata, seekord lugedes, mulle nagu eriliselt kargas nagu silma see. no ütleme, need olid need 4 vürstid, olid seal, eks, et oli, Herodes oli see 4 vürst, ma just nagu vaatasin seda üle, eks, siin 3. peatüki alguses on jah, siin on öeldud seda samamoodi, jah. Et Herodesel oma positsioon, Filippusel oma positsioon ja siis, noh, ütleme, olid 4 vürstid. aga nüüd on niimoodi, et mida siis see Herodes tegi? Ta võttis oma venna naise ära. Mulle jõudis see nagu kohale, vahest oli niisugune kellegi oma, ütleme, su lihane vend. Ja sa oma lihase venna naise ajad ära. Oli aga naine ka veel, et läks tead. Tead, eks ütleme nagu selliselt, et oled ühele vennale ütelnud jah ja lähed ronid teise juurde ka veel, tead, eks. Ja Herodia oli nagu sellega nõus. Ja lihtsalt niimoodi näeme. Ja see ei olnud ainukene asi. Meil on tavaliselt on niimoodi, et vaata, ta tegi seda, et võttis venna naise. Vaid siin on öeldud sedasi, et ta manitses teda siis ka kõigi pahategude pärast. Siis ma vahest mõelnud sedasi, et ma olen ikka vahest Varro peale mõtlenud, et küll sa võtad ka vahest kõik peenelt lahti, kõik, mis on teinud. Mõtlesin, mõnele on nagu see antud, et kõik pahateod tuleb välja tõmmata. Et nüüd jälle, kui loed piiblit, siis annad jälle mõnele annad armu, et vaata, et ise nagu, võtaks nagu leebemalt, et mis ma siis kõigist värkidest räägin, et ütleme mõne tähtsama punkti. Et on siis vaja kõik nagu laiali tõmmata. Aga me näeme, et Rist Johannes tõmbas kõik laiali. Ja nüüd on niimoodi, et ja muidugi see ongi niimoodi, et kui ta seda tegi, siis valitseja vaatas, et siukse pistame kinni. Ja vaata, siukest tõe rääkijat ei saa kannatada. Ja see on läbi aegade tegelikult on see niimoodi, et eks need tõe rääkijad ikkagi pistetakse lõpuks kinni, tead, sellepärast, et lihtsalt ei meeldi. Jeesus oma tõe rääkimisega jõudis ka ristile. Nii et selline lugu, nii et väga võiks ütelda selline väga selge, lihtne oli see Rist Johannese tegelikult selline roll, mida ta pidi tegelikult tegema, aga väga suur ja vastutusrikas ja võiks ütelda ka väga, väga eluohtlik. Nii, okei. Ja amen, tõuseme oleme valmis. Ma ei saa tead, ma räägiks veel ei tegu kaua, aga 43 minutit aita. Isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt olla sinu ees. Ja me täname sind, Jumal, et me võisime täna nende 3 evangeeliumi kaudu vaadata seda, mida Rist Johannes rääkis ja Jumal, me palume praegu, et
tee elavaks see ka meie ajas. Jumal, sinu sõna on aegumatu, see kehtib meie aja jaoks ka. Isa, me palume tõe rääkijatele kaitset, me palume nendele julgust. Isa, me täname sind, et need, kes peavad ütlema valitsejatele tegelikult päris otse välja asju, et nad julgeksid ja teeksid seda. Isa, me palume seda, et need vaimulikud, kes pääsevad valitsejatele lähedale, et nad ei käiks lihtsalt seal pildi peal naeratamas, vaid nad väga selgelt, julgelt ütleksid edasi, Jumal, neid sõnumid, mida nad sinu käest saavad. Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda armu paluda. Isa, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt tänada sind selle kõige eest, mida sa tegid Rist Johannese kaudu. Ja me täname sind, issand, et ta on see küünal, mis põles ja paistis. Ja me täname sind, issand, et selle tõttu on tegelikult see õnnistuste tee avanenud ka meile, et tema täitis ustavalt oma ülesannet. Ja tänu sulle selle tema meelsuse eest, mida tegelikult tema kandis. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, tänu sulle, et võime lihtsalt praegu paluda, et püha vaim, aita meeles pidada neid asju õigel hetkel, mida me oleme täna kuulnud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.